täna on siis Eesti tennise meistrivõistlustel veerandfinaalide päev ja peaaegu korraga lõppisid 2 mängu, kus siis pääsesid poolfinaali Vladimir Ivanov ja Kennet Raismaa. Meie vestluskaaslane ongi nüüd Kennet Raismaa, kes võitis täna Robin-Erik Partsi 6-2, 6-3, 6-4. Et kõigepealt siis küsime, kuidas sa seda mängu hindad nii enda taseme kui ka tulemuse poolest? No normaalne mäng oli selles mõttes, et ma sain kohe alguses aru, et Robin tuli nagu mängima natuke kõik või mitte midagi stiilis, et ma pidin ise keskenduma, et olla stabiilne ja kasutada ära need momendid, et kui tal siis nagu see mäng välja ei tule. Et alguses läks kõik plaani pärast, 2 seti, aga siis kolmandas sai mängu niimoodi jooksma, et oli väga tihe rabin, aga õnneks tuli ära 3 setis. Ja murdega olid vist taga ka. Ja ma olin 4-3 murdega maas, aga siis eks seti lõpud oli ikka natuke niimoodi, et hakkavad ka need mõtlema, kes mängivad väga vabalt. Et nüüd oleks vaja see set ära lõpetada ja siis tihtipeale natuke tulevad need pallid, mis enne kukkusid 5 senti sisse, kukuvad 5 senti auti. No ütleme jah nii, et sa oled siin mänginud rahvusvahelise turniirid ka päris palju ja nüüd on Eesti meistrust, et ega nad vist on enam-vähem sinu jaoks sama tähtsusega või on isegi Eesti meistrused olulisemad või kuidas seda hindad siin praegu? Iga mängija jaoks, kes mängivad meistrivõistlused olulised, et kes ei tahaks võita, aga ma nüüd ei ütleks, et nad võib-olla nagu palju olulisemad on kui need rahvusvahelised turniirid, et ikkagi lõpuks on eesmärk ikka seal hästi mängida, et siin Eestis on lihtsalt võib-olla vähe teistsuguse pinge, et enamus vastaste vastu on see võidukohustus ja teised võivadki tulla niimoodi mängima nagu Robin täna, et üsna sellises kõik või mitte midagi stiilis ja kui õnnestub, siis võib see mäng väga keeruliseks muutuda. Aga kuidas sa nagu üldiselt oma vormi hindad, sellepärast, et kevadised tulemused on olnud nii ja naa, et ma olen siin ju neid vaadanud ka neid mängude seise ja niimoodi, et on olnud võita ka selliseid tugevamalt üle ja samas jälle nagu võib-olla natuke halbu kaotusi ka, et kuidas sa ise hindad? Ei, vorm on tegelikult tõususjoones, et läheb aina paremaks, et ma ei ole nüüd, ma arvan, tegelikult nii hästi, kui ma praegu mängin, et üldse trennides hästi pole nagu pikalt mänginud või kas üldse olen mänginud, et need viimased kaotused ka, mis võistlused on tulnud, on väga raskete vastaste vastu mängitud, kes on lõpuks jõudnud finaali või kuskile ja on niisugused tihedad mängud olnud ja on näinud praegu nagu nende suunas, aga ma arvan, et küll see õnn pöördub ja tuleb varsti ka minu suunas. No üks võib-olla see ebameeldiv küsimus tuleks küsida, et ma olen vaadanud statistikas, et topeltvigu on palju. Et kas hakkab asi minema lõpuks paremaks ka? No, täna enam nii palju ei olnud. Ma täna ei näinud kogu mängus. Jaa, ei, eks see servi ebakindlus tegelikult on nüüd pikalt vaevanud, et praegu oleme sellest vaikselt üle saamas, aga eks see kõik hakkas kunagi selle seljavigastusega, kus 7 kuud ei löödud servi ja serv on selline asi, et mida peab järjest lööma, et kui sa ei löö, et siis see ebakindlus tuleb ja rütm kaob ära ja see kõik võtab aega, et see ei muutu nagu üle öö, aga praegu on asi liigub paremuse suunas. No ja viimane küsimus muidugi on, see on muidugi loomulikult ei ole veel teada see, et sa mängid Kristjan Tammega, aga see on päris tõenäoline, et oled sa jälginud ka, et kuna ta on viimasel ajal tulemus olnud päris hea, et tema kohta, kuidas sa nagu kursis oled, kunagi te olite ju Tartus treeningu aastat pikka aega. Jah, ma ütlen ausalt, ma ei ole teda nüüd siin Eestis ka nagu väga mängimas näinud, et ühte trenni nägin, kus ta tegi. Tulemusi pole näinud. Jah, tulemusi olen näinud, et kindlasti on tulemuste järgi on suure hüppe edasi teinud ja nii räägivad kõik, et mäng on palju paremaks näinud, et ma arvan, et täna tal peaks jõud üle käima Seeman poisist ja homme tuleb väga tihe heitlus. Jah, aitäh intervjuus ja edu edaspidiseks. Aitäh.